Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Skorpionid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 24 kuni 30 august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin tugeva mõõkade tiimiga. On mõõkade rüütel, tema kõrval kohe mõõkade kuningas. Need mõlemad on tugevalt seadustes, igasugustes asjaajamistes hästi tugevad. Kõik paberimajandus käib nende käest läbi, nii et ükski punkt ei jää märkamata. Nad on kõigis juriidilistes küsimustes, kui teil mingit abi vaja on. Siis nemad on väga tugevalt kõigis küsimustes hästi pädevad, et oskavad projekte kirjutada, oskavad lepinguid sõlmida, oskavad igasuguseid juriidilisi küsimusi lahendada, kui teil vaja peaks minema. Nad räägivad ka seda, et ajastus on peamine, tegelikult on väga tähtis plaan. Kui teil on plaanis midagi teha, siis mõelge oma plaanid läbi. Pange plaanid paberile, tehke eelarve, vaadake, kuidas see juriidiliselt välja näeb. Kuidas see majanduslikult välja tuleb, ühesõnaga. Tehke korralik plaan, enne kui tegutsema hakkate. Aga teie nutate, teie ei taha üldse tegutseda, teie ei julgegi, teie vaatate ja nutate taga seda, mis möödanikus teil siin untsu läks. Teil on 5 karikat, järgmine on karikate 5. 5 karikat on teil ees, 3 on nendest ümber läinud, midagi on nässu läinud ja nüüd te nutate neid taga ja ei julge enam uuesti alustada ühegi asjaga, sellepärast, et midagi nüüd läks nii valesti. Te olete nüüd nii hirmsasti süüdi selles, et see kõik nii valesti läks, nutate ja nutate. Ärge nutke taga seda 3 karikat. Teil on 2 veel püsti. Tegelikult alati võib uuesti proovida. Te olete õppinud oma mineviku vigadest. Te olete ise kasvanud, te olete kindlasti tunduvalt targem, kui olite siis, kui need asjad teil untsu läksid, nii et julgust edasi pingutada. Aga teie tänaseid pingutusi märgatakse, teid tunnustatakse teie tehtud töö eest. Sellest räägib see sauade kuus, mis siin tulnud on kohe karikate 5 kõrvale. Te olete tublilt tööd teinud ja seda märgatakse. Teile saate, ma ei tea, aukirja, tunnustuse, ametikõrgenduse, mis iganes tunnustus see teile tuleb, te olete selle auga ära teeninud. Siis tuleb teile siin müntide kuus. Müntide kuus räägib sellest, et kui teil on, siis jagage. Räägib ka sellest, et kergem on anda kui vastu võtta. Võib-olla seda tunnustust teil ka puhta piinlik vastu võtta, polegi nagu midagi teinud ja nüüd siis selline tunnustus. Ma räägin teile seda, et võtke vastu see, mis teile elu pakub. Kui keegi teile midagi annab või anda tahab, võtke vastu. Ma tean küll, et vahest ongi väga raske vastu võtta. Nagu piinlik ka kuidagi, pole nagu midagi teinud selleks, pole ära teeninud. Aga see on see eestlaste tagasihoidlikkus, mis sellel hetkel teis kõneleb. Ma räägin oma loo aastaid tagasi. Mul ei olnud majanduslikult võimalik endale osta puid, et pliiti kütta, et tuba oleks soe. Rääkisin siis sellest kusagil, et viimased puud on kuurinurgas ja praegu pole võimalik endale uusi hankida. Ja läks mõni päev mööda, tulen koju ja mul ukse taga suur kott puudega. Ma ei tea tänase päevani, kes see mulle nad tõi, aga vot sellest kitsaskohast nende puudega ma sain üle, siis sain raha ja sain endale hankida ka talvevarud. Muidugi oli mul pisarad silmas, ma olin nii tänulik sellele tundmatule inimesele, kes sellel hetkel päästis minu ja mu lapsed külmast. Et ma tean küll, et on väga raske küsida kelleltki midagi, aga kui on vaja, siis küsige ja võtke vastu, kui teile antakse. Edasi tuleb siit müntide 8. Müntide 8 räägib pühendunud töö tegemisest. No tunnustus antakse ikka selle eest, kui inimene pühendub ja teeb asja nii, et kohe südamega. Teeb kõik ära, ei jäta mitte midagi, ei tee haltuurat, nagu öeldakse. Et ma arvan, et teie tunnustus tuleb ka selle pühendunud töö tegemise eest, selle eest, kuidas teie oma tööd elus teete.
Ja viimane on siin mõõdukuse kaart. Jah, mõõdukus kõiges. Kõige rohkem ma muretsen ikka inimeste pärast ja panen neile südamele, et tööd tuleb teha, aga puhata tuleb ka, et ärge unustage ennast. Üks asi on, ärge unustage ennast tööd tegema. Teine asi on see, et me väga kipume elama teistele, et teistel oleks hea ja teistel oleks mugav ja teistel oleks tore ja teeme kodus süüa, et perel oleks söök, koristame kõik ära. Ja vaatame ja oleme rahul, kui perekond on rahul, et lapsed on, kõhud on täis ja riided on seljas aga iseennast unustame ära. Kui raha on vähe ja lapsel on vaja jalanõusid, siis me ostame lastele jalanõud, ega iseenda kingadel võib-olla augud sees. Ma siiski paneksin teile südamele, et te ka ennast ära ei unustaks. Et hoolitsege iseenda eest. Teid on tervena teie perele vaja. Kui te üle pingutate töödega, igasuguste muude asjadega ja unustate puhata, enda tervise eest täna hoolitseda, siis homme võib olla see, et ei jaksagi enam midagi teha või ei olegi võimeline enam midagi tegema. Et hoolitsege täna iseenda eest, et te säiliksite, et teil säiliks elujõud, et sära oleks silmis. Tuleb ikka enda eest ka hoolitseda, nii enda vaimu kui ka oma tervise eest. Vot selline lugemine tuli teile, armsad skorpionid, võtke või jätke. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.